Kas teadsid, et kuni 20% e-posti serveritesse sisselogimise katsetest on robotid, kes üritavad sinu kontole sisse logida, proovides erinevaid paroole, mida nad siis katsetavad. Kõigepealt lihtsad ja korduvad paroolid, näiteks 12345667, parool, password. Seejärel tulevad sinuga seotud paroolid, mis võib-olla isegi näiliselt on tugevad, näiteks Peeter 1, suur algustäht, number lõpus, võib-olla ka hüüumärk oleks nagu tuntud, aga need meie peas olevad mustrid on pahalastele väga hästi teada. Ja kolmas asi, mida nad proovivad, on sinu poolt mitmes erinevas saidis kasutusel olnud paroolid, sest tõenäoliselt on kusagilt see lekkinud. Paroolid lekivad nii väikestest veebidest, aga neid on lekkinud ka suurtest, näiteks Facebook, Dropbox, LinkedIn. Ja nendega siis proovitaksegi järgemööda läbi, kuniks leitakse need kasutajad, kellel on olnud kehvad parooliharjumused. Hea parool ei pea olema aga keeruline. On 3 reeglit selle jaoks. Kõigepealt, proovi teha parool, mis koosneb näiteks 3 suvalisest sõnast. Seal ei pea olema sees mingeid numbreid ja erimärke, piisab pikkusest. Kui parool on kusagil 12-16 tähemärki, on ta juba piisavalt tugev. Meeldejätmiseks tasuks mõelda mingisugune naljakas sõnakombinatsioon. Näiteks salakalamaja jama või siis pagari piparkook. See on sõnaraamatus olemas, aga pabari tütarkook. Väga hea parool. Teine reegel on see, et ära korduskasuta vähemalt oluliste kontode paroole sinu e-posti kontol, sinu sotsiaalmeediakontol ja töökontol võiks olla kõigil erinev, tugev ja unikaalne parool. Aga ikkagi, nagu öeldud, piisab 3 suvalisest sõnast, mis on sul lihtne meelde jätta. Parooli üleskirjutamine on tegelikult täiesti okei, aga arvestada võimalike riskidega. Arvutist võib see sattuda häkkeri kätte. Kui see on lihtsalt paberi peal sahtlis, siis pahatahtliku lähedase või sõbra kätte. On paar nippi, mida julgeks soovitada. Üks on sinu telefoniraamat. Kirjuta sulle teada olevasse kohta nimi või sõna, mida keegi teine ei oska sealt üles leida. Või siis veel parem proovi joonistada. Sahtlis on ikka erinevaid kritsedustega pabereid, ainult sina tead, et see lehm, mis siin on, viitab sinu paroolile. Paberile üleskirjutamise asemel on aga heaks lahenduseks paroolishefid. See on tarkvara, mis salvestab sinu paroolid ühte faili, mis on krüptitud ehk šifreeritud ühe väga tugeva parooliga. Ja seda teades pääsed sa neile hiljem alati mugavalt ligi. Võimalusi on mitmeid, tasuta ja avatud lähtekoodiga tarkvara poole pealt võiks soovitada KeePassi, mida olen ise kasutanud aastaid. Hetkel on mul kasutusel LastPass. Sellest on olemas nii tasuline versioon kui ka erakasutuseks väga hästi sobiv tasuta versioon. Ole siis IT-vaatlik ja räägi ka naabrile, milline on tugev ja meeldejääv parool.